Tere tulemast tagasi meie Crazy täiskasvanute jutude podcasti. Täna mina usun, et meil on veel hullemad lood kui eelmine kord. Kui sa ei ole seda videot näinud, siis mine vaata. Aga lähme selle videoga nüüd edasi. Kõigepealt tahaksin tänada meie sponsorid, Biskofi küpsis, Kerastase, on üks kalamaksaõli Ja tänane sponsor see Apple. Ja siis ka üks suristi, mis käib sisse. Okei, nali. Ja Apple oli ka, just me saime siin seal iPhone 17 Pro Max. Nii, aga täna siis meil tuleb juttu jällegi voodielu teemadest, sest et see on väga põletav, see on huvitav ja see käib täiskasvanu elu juurde. Tänaseks teemaks on tagauksasi. Ja ma ei tea, ise isiklikult oleme harrastanud seda, aga ei meeldi, sest et võib-olla ma ei ole relaxed. Sina ei ole mitte kunagi relaxed. Aga võib-olla on vale inimene. Ühesõnaga. Nii. Üks naine kirjutab, et olen oma mehega seda tagaust proovinud mitmel korral. Proovisime üks kord ja see oli kohutav. Ma ei tundnud mitte midagi head. Ma lihtsalt tundsin sellist nagu ebamugavat tunnet, nagu tahaks minna number 2 tegema. Ja see ei olnud üldse seksikas. Aga mu mees oli sest täiega in. Proovisime veel mõned kuud hiljem ja et äkki tuleb välja ja äkki mul on ka lõpuks parem. Aga ikka sama tunne, see ei olnud minu jaoks erutav, see ei olnud mitte midagi, lihtsalt kogu aeg tunne, nagu tahaks oleks kaka häda. Ma ei arva, et see on seotud näiteks mingisuguse nagu homoseksuaalsusega, aga lihtsalt meestele meeldib see ja nüüd ma tahaksingi teada, kas see tagaukse asi ongi nii ebameeldiv või ma teen midagi valesti. Ma ei tea, sinu oskad vist paremini kommenteerida, sest et minu ülesanne on ainult sisse pista. Ja mina enda peale seda kogenud ei ole ja kogema ei hakka ka, nii et ei oska öelda, et kui ma sisse panen, siis ta on väga nagu, ma ei tea, kuidas see eesti keeles selle nimi on see? Tihke. Tihke ja väga hea mõnus. Mina arvan, kui me esimest korda seda proovisime, ma ei taha detailidesse laskuda, aga kui keegi tahab näha meie tagaukse videot, meil on office olemas, ka täiesti tasuta vaatamiseks jälgijatele, aga kui me esimest korda tegime, siis meil vist ei olnud mingisugust lubrikanti ja see oli nii rõve, süke tunne, nagu keegi oleks sulle haamriga. Ei olnud, minu meelest ostsid. Vahet pole esimene kord oli, nagu oleks haamriga vastu pead saanud ja sama kujutage ette, kui see on hullem kui nagu reaalselt mingi hambavalu või ma ei tea, see oli nii rõve, et ma ei saanud pärast 4-5 päeva istuda. Ma nagu reaalselt, nagu kui ma istusin bussis, siis ma nagu pidin ennast niimoodi. Ja mõned korrad siis, kui me hakkasime juba koos elama, siis me tegime ka seda nagu tihedamini. Aga siis meil oli see, et meil oli üks, kuidas ma ütlen, meil oli üks nii-öelda fake võmp oli, siis me kõigepealt sellega seal mängisime, tegime ja siis see nagu tegi tee sisse ja siis tuli nagu tema oma asjaga ja siis oli nagu mugavam, et oli see tee sisse rajatud. Aga niimoodi, et kohe otse tuleb mees ja paneb oma asja. That's not my type of tea. Ja me tõepoolest, me ei ole seda asja ammu teinud, sest et ma ei tea. Ei ole ja ma ainult unistan sellest iga päev. Ükskord sa paraku joobes peaga. Kui meil oli kõik nii hihi ja haha ja me läksime voodisse. Ta kuidagi pani ja haavas mind sinna piirkonda. Ma ei tea siiamaani, kas haava on ära paranenud, aga reaalselt mul on nagu hirm seda asja teha. Nagu hirm, sest et mul tekkis vist mingi lõhe. Et ärge täispeaga selliseid asju palun tehke. Ei kommentaari. Ja, ma pean sinul ka nüüd selle asja ära vigastama, sa lihtsalt teada, mis see tähendab. Mina ja mu poissõber oleme juba mõnda aega teitinud ja kui ma varem ütlesin tagauksele ei, siis nüüd, kui mu mees küsib, ma ütlen, okei, proovime, teeme. Ta on enamus kordadel, kui me seda asja oleme teinud, alustanud näpuga. Väga aeglaselt, väga õrnalt. Samal ajal mina mängin oma selle main asjaga. Ja ma ei ole mitte kunagi kogenud nii head mõnu ja orgasmi kui selle tegevusega. Me oleme seda mitmel korral proovinud. Täna, just mõned tunnid tagasi, me mõtlesime, et me nagu
mängime jälle ja teeme seda tagaukse asja. Aga selleks, et olla kindel, et ei tekiks mingeid apsakaid seal tagaukses, puhastasin ma selle ära nii kaua, kuni vesi oli puhas, ehk siis ei tulnud mingisuguseid ülejääke välja. Ta hakkab siis minuga mängima, kõigepealt näpud, siis andis mulle mu esimese nii-öelda selle O-tähe. Ja kui ma nagu sellest O-tähest taastusin, siis me tegime uuesti, siis ta pani 2 sõrme sinna ja lõpuks mul oli nii hea. Ja lõppkokkuvõttes, kui ta nagu hakkas kasutama oma riistvara, siis siin on natuke liiga nagu, kuidas ma ütlen, liiga nagu detailselt kirjeldatud, ma proovin teile natukene nagu vihjetega anda. Ühesõnaga lõpuks, kui ta oma riistvara kasutama hakkas, juhtus apsakas. Te võite arvata, mis apsakas. Kuigi ma eelnevalt puhastasin oma seda piirkonda, et apsakaid vältida. Kui ta võttis oma selle asja välja, siis oli tal see pruuniga kaetud. Väike süge disclaimer, been there, done that. Aga see ei häirinud meid, me hakkasime mõlemad naerma, läksime pessu ja jätkasime hiljem. Ma ei tea, minu meelest siin loos pole mitte midagi hullu. Tavaliselt siuke asi, mida juhtub iga päeva baarikesel üks või mitu korda, absoluutselt. Meil on ka siuke asi juhtunud, ma ei tea, minu meelest see ei ole üldse nagu hullu, kuna. Kuidas sa tunnetad seda, kui siuke asi on juhtunud? Ma ei tea. Mis sa mõtled? Naljakas, ma korraks mõtlesin, perse küll, peab minema nüüd ära lõpetama selle ära pesema, sest et see ei pane ju tagasi mustana. Ja pluss see hais. Aga siuke asi juhtub paaridel, see ei ole nagu üldse, see on pigem naljakas ja minu meelest mina arvan, et vahekorra ajal peabki nagu naerma, et see näitab, et sa oled õige inimesega koos, kui on mingi tõsine kõik siuke XXC, A, B, C, siis on jama. Nagu mul on ka selles suhtes nagu, kui on selline asi juhtunud, muidugi isegi kui puhastad, ma ei tea, miks ta juhtub, võib-olla jõuab mingi ülejääk sinna jälle tekkida, näiteks actioni käigus, et võib-olla ma puhastan ära ja kui läheb asjaks, siis tuleb jälle mingi, võib-olla on jõudnud juba soolestikku või kuhugi sinna, on ju. Ja siis, ma ei tea, minul on suhteliselt, kui ma temaga olen, siis on nagu suht suva, sest et ta ise teab ju, kuhu ta oma asja paneb, et see on ikkagi väljutuspunkt ja et selline asi võib juhtuda, isegi kui ma puhastan. Et see ei saa olla ju šokk, et see on sama hea, kui sa paned mingi näpu ninna ja miks sealt tatt tuleb, et ikka võib tulla paraku. Isegi kui puhastada, aga jah, aga võt see hais on räme ja minu meelest natuke ikkagi jaiks, kui mingi riistvara peal mingi pruun kakandus vastu vaatab, see on nagu juu, see on lihtsalt juu. See on juu ja ma ei saa, miks peab inimese asjad haisema, miks see või nagu roos lõhnata, nagu miks peab inimese kõik vedelikud ja asjad haisema? Mina, kui ma olin väike, ma ausalt arvasin, et kui naised käivad kakal, siis tulevad roosid ja ilged mingi viinamarjad väljana. Me ei käi kakal, me käime ainult pissil. Nii, 3. lugu on siis selline, et mina ja mu poissõber, meil oli kuum vahekord ja ta pani mulle tagant ja siis seal oli hea rütm ja ta võttis selle peaaegu välja ja pani lõpuni sisse tagasi siis. Siin on niimoodi kirjas. Ja üks hetk ta võttis selle täiesti välja ja rammis mind tagaukses niimoodi, et mul oli kõik seal haavu täis ja kõik oli verine. Läksin nuttes WC-sse, et seda üle vaadata ja kõik oli lihtsalt haavu täis ja veritses, ma nutsin täiega. Ta vabandas mitu korda ja ütles, et see oli täiesti kogemata, ta tunneb ennast täiesti halvasti selle pärast. Ja siukest asja ei ole kunagi olnud 3 aasta jooksul, millega me koos oleme olnud. Ma tunnen ennast nagu täiesti prügina ja ma ei saa isegi tema peale kuri olla, sellepärast see oli kogemata. See naine kirjeldab seda, et mis teda nagu närve ajab, on see, et see mees ei saa sellest valust ja sellest asjast, sellest piinlikkusest aru. Piinast aru ja sellepärast ongi mehe peale nagu kuri. On 3 päeva on möödas ja füüsiliselt ma tunnen ennast päris hästi ja juba asjad on nagu paranema hakanud. Aga mul on vaja teada, kuidas ma saaksin emotsionaalselt sellest üle olla. Ma ei tahtnud mitte kunagi tagaukse asja teha ja ma tunnen end nii piinlikuna ja nii prügina. Ma ei taha seda tema peal välja elada, aga ma ei tea, kuidas sellega edasi elada.
no samamoodi või oskan öelda, et meil on ka juhtunud siuke asjad, noh, mitte nii hull. Kus sa tead, kui hull mul oli? Sa ütlesid ju, näitasid ka mulle minu meelest, aga seal oli mingi väike veretilgak oli või kui sedagi ainult. Aga midagi hullu ei olnud, sul oli juba, ma ei tea, paari päevast juba parem olla. Kus sa tead, kui valus sa ise mul oli? ütlesid inimene. Sa ei saa kunagi tundma, kui valus see oli, samamoodi nagu mees ei saa öelda, kui valus on sünnitada. Sünnitamisest on valusam jalaga täis just munadesse mina ütlen niimoodi, et see eelnev lugu, mis ma ütlesin, kuidas meil kogemata nagu natuke švipsis peaga juhtus see, et ta rammis seda punkti niimoodi, et mul oli lõhe või valu seal, see on tegelikult jätnud küll oma jälje, sest et ma täielikult kardan, et see juhtub jälle, ma täiega kardan, et midagi läheb vussi ja see valu, see esimene valumoment, see on nii piinarikas. See on niimoodi, et ma ei taha teada ka nagu mingi nagu haamri või mis see on see kirvega kuradi käsi otsast raiuda. Et see nagu moment, kui see läheb täie jõuga sisse veel valesti, see on väga valus. Aga sa oskad kirjeldada, miks see naine ütleb, et ta tunneb ennast nagu nii prügina ära kasutatud, kui see asi juhtus, isegi kui see oli õnnetus ja inimesed on olnud juba koos mõnda aega ju. Et miks ta tunneb ennast nagu... Äkki sa said lihtsalt valesti aru? Ei, siin on ikka kirjas nii. Võib-olla see naine tunneb sellepärast niimoodi, et meesterahvas võib-olla ei saa aru, kui valus see on, nagu sina siin ütled, et sul ei olnud midagi, paranesid ära. Nagu see oleks nagu mingi inimrämps, kellel ei võiks olla seal piirkonnas valus. Kuule, kui mees sina paned valesti oma riistvara ja teed sellist šmoogel-koogeli teise tagaukse juures, siis vaata, siis mees ei saa tulla ütlema, et kuule, et sa paranesid siin ära paari sekundiga. Ei tohiks olla ju nii hull. See on valus. Naine peab ju sünnitama, ma usun, et see on miljon korda hullem. Ja võib-olla see naine lihtsalt ongi niimoodi, et ta nagu tunnebki ennast halvasti, nagu et tema mees võib-olla ei mõista seda, kui valus see oli ja kui suur nagu tagajärg tegelikult sellel oli, et sellel naisel ongi nüüd see vaimne plokk peal uuesti seda tagaukse asja teha, nagu humiliated on ja sa oled nagu sinu tervist ja sinu põhimõtteliselt keha osa on kahjustatud, aga tundub, et see inimene ei mõista, kui suur valus oli, mida ta tegi oma naisele. Ja siis ta tuleb umbes, ma ei tea, 2 päeva pärast uuesti küsima, et kas sul perse ära paranenud ja teeme uuesti või? Et see nagu viitab selle, nagu mees ei arvesta sellega. Et naine peaks nüüd jälle pepu paljaks võtma ja läheb uuesti, et olenemata sellest asjast. Ja kusjuures minul on ka ikkagi ikkagi see hirm, et võib-olla ma ei suudagi nii palju enam lõõgastuda. Kui meil oli ükskord office ühe tagaukse videofilmimine, see oli siis peale seda valusat intsidenti, siis ma mingi põhimõtteliselt hakkasin mitu korda peaaegu nutma, mõtlesin, ma ei suuda seda teha, ma ei taha, et sa sinna midagi paned, ma ei taha, ma nii kardan. Ja siis see tõmbab hästi krampi ja hästi nagu jäigaks ja siis ongi mega valus. Nagu kõik räägivad, et kui sa tahad seda tagaukse asja teha, siis peab olema hästi relaxed. Ma ei tea, võib-olla mingi, on igasugused keelid ja asjad olemas, aga nagu vaimselt relaxed, ma mõtlen. Ja ma ei tea, see video, me saime selle video tehtud, aga mul oli isiklikult oli nagu ebamugav, aga Ja nüüd me ei ole seepärast, et ma ei viitsi puhastada. Et kui sa tahad sinna tagaukse panna näiteks täna õhtul, siis pead leppima selle krempliga, mis seal kaasa tuleb. Ma ei viitsi tund aega jälle mingisugust asju välja lasta ja puhastada ja vaadata. Aga vahepeal on niimoodi olnud, see ei olegi puhastanud, ma panen sisse, see on täiesti puhas olnud. Jah, see on vist mingi algaja õnn. Tänan vaatamast meie tänast podcasti, täiskasvanute jutud, tagaukse special, eri ja kui sa tahad näha meie tagaust, siis on meil oma see ainult fännid, -50% nagu alati esimese kuu liitujatele ja jällegi hoidke kõva ja kui te seda tagaust teete täiskasvanuna, siis palun olge ettevaatlikud ja ärge täispeaga sellist asja tehke. Eriti mees, kes võib mööda sihtida. Aitäh vaatamast ja näeme järgmises videos!